Hallo, tere tulemast. Üks tark mees on kirjutanud järgmised read. Kellel on lossid, kellel on onn, kes lossitagi kuningas on. Sinu kroonid on pihlakased aedikroonid, võimust joobudes iseenda üle sa troonid, enda ekstsellents. Sul on kumu järgi kuulmatud haarded, lumitahkude virm, su laadikud aarded. Sinu laekur ja visiir on punane hiir. Su valduste piir pole silmapiir, eks ole? Veerdunud päikeselippude alt läheb su tee. Leinalippude, oru varjude vahele kiiret ei ole. Nii elad sa ühtaegu siin ja ei kuskil. Kas on sellest ülevamat paika kuskil? Oo ei. Baturin ja mitte karu süda, vaid kuningaonni kuningas. Tere tulemast täna kõigile siia traditsioonilisele 3 kuningapäevale, mida oleme pidanud ikka väga pikka aega ja mul on palutud teile viisakalt edasi öelda, et kui te lähete baari, siis hoolitsege iseenda eest. Aga ülejäänud asi on meie hoolitseda. Ja täna esimene tõsine sõnavõtt, peokõne on kutsujal. Aastast 2014 räägib Eesti Jahimeseltsi tegevjuht Tõnis Korts. Aitäh! Tere kõik kallid liikmesorganisatsioonide esindajad, kallid kolleegid, partnerid, sõbrad. Kõigepealt ilusat uut aastat teile kõigile. Eesti Jahimeeste Selts ja mina täname teid, et võtsite vastu meie kutse tulla siia aasta algusel natukene aega veetma, nautima sööke, jooke, kuulama head muusikat ja arutlema jahinduse teemade ülel. Eesti Jahimeeste Selts on kuulutanud juba 3 aastat välja teema-aasta ja on nagu traditsioon, et siin 3 kuningapäeval teeme hästi lühikese ülevaate, kuidas meil eelmine teema-aasta läks. Ja 2014 oli meil märka ulukit aasta ja selle aasta eesmärk oli siis väärtustada meie metsade ulukeid, anda avalikkusele kõigile informatsiooni nende kohta ja jahimehe rollist ulukite populatsioonide majandamisel ja nii nagu me eesmärgiks võtsime, et eriti nooremad siis lapsed, see sihtgrupp, kellele seda sõnumit edasi viia. Ja see teema kerkis esile ka selle tõttu, et põllu- ja metsamajandus on läinud hästi intensiivseks ja sellega on siis konflikt ulukite ja inimese vahel teravamaks saanud ja on tekkinud mõnes pool selline oht, et ulukid hakatakse jagama kasulikeks ja kahjulikeks ja selles Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus nägi ohtu ja siis see märk ulukite aasta oli ka see aasta, kui näidati, et tegelikult ulukid on kõik väärtuslikud, nad on kõik ühtemoodi vajalikud ja kasulikke, kahjulikke ulukeid kindlasti ei ole. Ja mis me siis tegime, et põhiline asi oligi see, et me läksime koolidesse, läksime lasteaedadesse, siis lisaks sellele tegime head koostööd Metsaseltsiga, kes tegi meile ettepaneku siis metsapäevadel osaleda ja seal siis käisime 8 jahiseltsi poolt 14 koolis metsanädalal. Oli ette valmistatud spetsiaalne slaidiprogramm, mida siis iga jahiseltsi lektor esineja sai oma kogemuse ja piltidega täiendada. See on praegugi koduleheküljel üleval ja loodame, et see leiab kasutust ka edaspidi. Ja praeguste andmete me kokkuvõtted alles teeme, esitame need suurel koosolekul siis kevadel, aga praegu on meil kirjas dokumenteeritud siis 50 natuke peale kooli ja lasteasutuse külastust. Lisaks sellele siis Keskkonnaametil on hea traditsioon teha infopäevasid.
septembris ja siis kokkuleppel Keskkonnaametiga siis lõime 4 maakonnas kaasa ka nendel infopäevadel ja andsime avalikkusele siis informatsiooni. Siin on mõned meenutuse killud. See programm, pildiprogramm, mis enne jooksis ja pärast ka jooksma jääb, sealt saate nagu täpsemalt informatsiooni, aga reeglina siis need üle 50 külastusi olid siis klassidele, lasteaiagruppidele ja mõnel juhul ka siis tervele koolile, et oli terve kool suures saalis ja räägiti siis loomadest ja jahindustest. Siin on näha ka paremal pool, et käidi väljas, Ive kuningas Saaremaal viis lapsed ka loodusesse, näitas jahirajatisi ja siis tutvustati ka poistele jahirelvasid ja nendega seonduvat. No siin on ka üks killukene. Ja 3 kuningapäev on ka tänu ettevõtmine ja siinkohal me täname kõiki teid, kallid kohalviibijad, et te kõik olete kaasa aidanud siis Eesti looduse, Eesti jahinduse toimimisele. Me loodame, et need asjad ja koostöö jätkub meil edaspidi järgmisel aastal või sellel käimasoleval aastal ja suured tänud teile. Ja meil on ette valmistatud ka nendele tublidele sõnumiviijatele, kes käisid vahetult siis laste juures ja inimeste juures kohtadel või kutsusid need enda poole, on aukirjad. Nii et ma paluks seda nimekirja siia ja et aega kokku hoida, siis ma loen ette meie lektorite nimed ja ma palun väga, et te tuleksite siia meie juurde, leti juurde, et me siis saaksime teile aukirjad üle anda. Et siis kõik korraga siis saame pildi ka teha, et kui meil fotograaf on, et siis palume ka teda, et ta tuleks teeks pildi. Nii, Ülo Treial, Jaan Villak, Uno Treier, Aivar Jõgiste, Kalev Kübarsepp, Madis Liiväär, Tiit Rammul, Ive Kuningas, Aare Veetsman, Rein Sõitja, Aldo Laid, Eero Nõmm, Andrus Tork, Aadi Saar, Jaanus Põldmaa, Martti Hääl, Raul Aalde, Arvi Lepisk, Andres Üprus, Toomas Marrandi, Liivi Amor, Tiit Seer, Karl Johannes Kärner, Karel Rüütli. Et palume teid tulla siis siia leti juurde.
Kaarel Roht on niisugune huvitav inimene, et kui meil on temaga väga erinevad rõhuasetuspunktid ja tal argumendid otsa lõpevad, siis ta ütleb, et Lillemäe, see on nii. Ja nagu laulusõnades ka kuulsite, et see on nii, järelikult peab asi paika. Aga aastast 2014 me nüüd kuulsime, et on tekkinud niisugune huvitav absurdne olukord, kus jahimehed võitlevad loomade elu eest ja on kõige suuremad looduse sõbrad ja kaitsjad, et tegelikult on see sügav tõsine mõte, mida me 2014 tegime, et ei saa raha altarile kõike ohverdada. Et peab olema ka loodus ja puhas loodus ja see peab meiega edasi kestma. Aga meil on uued plaanid, uued aastad, uued suunad ja aastast 2015, sest koostööaastat räägib jälle meile Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts. Ole hea. Kõigepealt veel kord siis tänu kõikidele kohalviibijatele selle hea koostöö eest eelmisel aastal ja loodame seda jätkuvat. Ja tervitused kõigile ka Margus Pusti poolt, meie presidendi poolt, kes on hetkel viirusega kodus ja täna veel arsti käest luba küsides, siis arsti lubanud teda minna, mitte niivõrd Margus enda pärast, Margus oleks 39-se palavikuga siia tulnud, aga lihtsalt kuna tegemist võib olla viirusega, siis arsti lubanud tal avalikus kohas viibida, nii et tema tervitused kõigile ja ma räägin siis ka selle jutu ära, mida Margus ette valmistas. Et 2015 on kuulutatud ja kuulutame siin välja, et 2015 on Eesti Jahimeeste Seltsil koostööaasta. Ja sellist teema aastat siis kolmandat korda kuulutas meie Jahimeeste Seltsi juhatus välja ja kui meenutada, siis 2013 oli jahikultuuri ja eetika aasta ja 2014, nagu siin enne juttu oli, märkuulukite aasta. Ja sellel aastal me siis keskendume ühele tähtsale teemale ja selle aasta teema siis on koostöö. Ja koostöö on tegevus ühise eesmärgi saavutamiseks ja see on selline protsess, mis siis arvestab nagu erinevate osapoolte huve ja väga oluline siin on see, et osapoolte vahel oleks mõistev suhtumine ja see arusaam, et me liigume ja töötame ühise eesmärgi nimel. Ja interneti avarustes on üks väga tore dokument, mida kutsutakse koostöö hea tava ja siin on niisugune väikene lõik sellest, et sellised põhimõtted, mida siis selle efektiivse koostöö puhul peab järgima ja ma ei hakka neid praegu siin ette lugema, aga nendest me kindlasti räägime kogu selle aasta jooksul ja katsume neid ka siis ise täita. Ja eks aastaid ja aastaloomilinde ja teemasid valitakse ka teisi, nii küla, võib-olla ka talu, perekonna ja riigi ja Euroopa ja maailma tasandil. Ja üks teema veel, mille tahaks ära mainida, on siis see, et 2015 on ka metssiga aasta loomaks valitud siis Eesti loodusorganisatsioonide esindajate poolt ja kuna ka meie positsioneerime ennast loodusorganisatsioonina, siis olime ka meie kutsutud sinna töögruppi ja osalesime selle metssea valimisel ja nii nagu me naljaga pooleks ütleme, et metssiga tegi valimiskampaania endale ise, et ühest küljest on see seotud siis selle nii-öelda kahjudega, millega metssiga on endale hästi palju tähelepanu tõmmanud ja teisest küljest ka sellega, et on mööda maad laastamas Aafrika seakatk. Nii et siga saab, ta lausa nõuab nii jahimeeste käest kui ka kõigi teiste ühiskonnaliikmete käest sellel aastal ja ka edaspidi väga suurt tähelepanu. Nüüd peamised suunad, mis meil sellel aastal siis ees ootavad,
on loomulikult kõige tähtsam meie jaoks on meie oma organisatsioon, et vaatame sissepoole ja läbi selle omavahelise koostöö siis seltside vahel maakonna tasandil ja riigi tasandil tugevdame oma organisatsiooni, siis väga tähtis on koostöö maaomanikega, et ka Eesti on muutumiste teel ja maaomandus, maareform on ammugi läbi saanud ja maa on jõudnud siis nende inimeste kätte, kes sellest hoolivad ja siin on meil nagu hästi suur väljakutse teha koostööd maaomanikega. Meie Eesti Jahimeeste Seltsi strateegiline partner on alati olnud riik. Riik on meil siiani usaldanud ja meil on riigiga mitmed tähtsad lepingud. Ka edaspidi on see meie prioriteet siis läbi Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, Veterinaar- ja Toiduameti ja läbi teiste ametite siis on plaan sellel aastal koostööd tugevdada. Täpselt samuti jahiteadlased, keda ka täna on siin rõõm näha, et Ulukiseire osakond, Põllumajandusülikool, Tartu Ülikool ja teised, siis äärmiselt olulised partnerid on keskkonnaorganisatsioonid meile. Siis edasi seda märka ulukit ideed kanname haridusasutuste kaudu lastele ja noortele, siis senised koostööpartnerid kõikidel aladel, et nendega me jätkame ja tugevdame koostööd ja loomulikult leiame ka uusi vastavalt oma väljakutsetele ja ka hästi oluline on avalikkusele suunatud selgitustöö jahindusest kui looduskaitse osast. Nüüd lühidalt kordan veel üle need väärtused, mida täna Eesti Jahimeeste Selts kannab ka 2015. koostööaastal, siis loodusvarad ja ressursid, ulukid on meie rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Eesti jahinduslik ühistegemine on rahvuslik rikkus ja seda tuleb hoida ja kaitsta. Ulukiressurssi saab säästvalt ja jätkusuutlikult majandada piisavalt suurtel territooriumidel. Siis samuti jahipidamine peab jääma kättesaadavaks võimalikult laiale Eesti elanike grupile ja nii, aga nüüd läks, las ta olla, et need olid meie väärtused ja siis see oli ka viimane slaid ja selle kõige lõpuslaidi peal, jah, seal on siis selline pilt, nii nagu täna meie muusikaline kollektiiv siin teevad ilusasti koostööd ja sellest tuleb välja väga ilus meloodia ja vokaal, siis ka meie, kui me suudame kõik koos töötada, siis tuleb ka meil väga ilus muusika välja, et nii nagu siin pildil näha on. Et head uut koostööaastat meile kõigile ja suured tänud siis tähelepanu eest. Aitäh! Üldiselt on nii, et me oleme oma üritustel ka väikese niisuguse jahindusliku poole püüdnud välja käia. Et kui te mäletate, siis eelmine aasta maestro Jaan Ärmus oma hirvehüüdjatega ja jättis meile täiesti kustumatu mulje. Aga juhtus niisugune huvitav lugu, et me üritasime see aasta teha hundi häält ja peibutamist. Ja nii paradoksaalne, kui ka see ei ole, ei suutnud me Eestist leida inimest, kes hundi häält teeks. Sellepärast olime me sunnitud kutsuma eksperdi kohale Valgevenest. Meil viibib täna külas Valgevene jahimeeste delegatsioon ja Aleksandr Šestak lühidalt räägib meile hundi peibutamisest.
kas on keegi, kes vene keelest aru ei saa, siis ma tõlgin. Нет, все понимают по-русски. Коротко, еда уже ждет. Так. Прошу прощения, буду говорить по-русски, по-эстонски я не говорю, только тера. Вот. Значит, что хотелось бы сказать по волку. У нас в Беларуси численность волка колеблется от 1200 до 1600 особей, ну, в зависимости от года. Значит, ежегодно мы добываем где-то около 700 волков. И численность его не падает, несмотря на то, что вот вроде бы так вот, как бы, значит, больше половины. Волк имеет право на существование. Это зверь уникальный. То есть, в принципе, вот я уже 30 лет в охотничьем хозяйстве, и 30 лет мы с ним, так сказать, ведем единоборство. И я его очень уважаю как животное. Его ум, его смекалку, его хитрость. Это уникальный зверь, еще раз говорю. Михаил Павлович Павлов, такой российский ученый, изучавший волка, у него монография «Волк», он предполагал, что волк, в принципе, ощущает человека на ментальном уровне, то есть его психоэнергетику такую. Вот. Я, в принципе, согласен, потому что иногда такие ситуации возникали, когда, ну, просто чувствами это, так сказать, не объяснишь. Значит, один из способов добычи волка у нас в Беларуси, значит, это охота на вабу. В принципе, в Эстонии пока эта проблема так остро не стоит, вот, как в Беларуси. У нас много территорий граничит с Российской Федерацией, откуда волка постоянно приток идет. У нас есть территории после Чернобыля, где охота вообще запрещена, где люди не живут, заброшенные, значит, поселки, даже города, и волки себя чувствуют там великолепно, поэтому у нас как бы проблемы, что волк исчезнет, у нас такой нет. И на данный момент в связи с тем, что вот коснулась нас такая беда, как чума свиней, значит, кабанов, диких кабанов практически уже почти не осталось. И волк начинает переключаться на домашних животных, там, значит, на коров, на овец, на свиней. Тягает собак со дворов уже у людей. То есть, в принципе, это уже становится социальной проблемой. Вот, поэтому, еще раз повторю, у нас как бы охота идет, и она будет продолжаться, и даже как бы стоит задача усиления этой борьбы. Вот. Но в Эстонии для того, чтобы просто посмотреть на волка, можно также, ведь не обязательно стрелять, можно подманить и просто на него полюбоваться, сфотографировать. Где-то он достоин того, чтобы на него просто даже смотреть. Вот. Значит, по вабе волка этот способ можно применять в течение круглого года. Единственный период, когда волк несколько так теряет интерес к, значит, вабе, это период гона, февраль, март, вот, больше февраль. То есть тут ему не до, значит, других особей. В принципе, волк воспринимает вот этот чужой вой как нарушение его территории. Ведь у каждой семьи есть своя территория, которую они регулярно обходят. Она занимает довольно обширные площади. Где-то, ну, если волк за ночь иногда может проходить до 30-40 километров, можете себе представить, сколько он там, территория его. Ну, где-то около 400 квадратных километров. Вот. Но это зависит от того, сколько дичи. Чем больше дичи, чем как бы территория меньше, тем каждая семья меньше занимает, больше волков. Меньше дичи, ну и территория расширяется. И вот если он слышит на своей территории чужой вой, он обязательно придет посмотреть, а кто ж вторгся на его территорию. И этим можно воспользоваться как для охоты, так и для фотографирования, так и для наблюдения. Значит, если конкретно по вою, значит,
Это происходит в течение всей ночи. Вот как начало солнышко садиться, так уже можно и подвывать. И, в принципе, это продолжается до утра. Вот. То есть утром то же самое можно использовать этот метод. Значит, если говорить о самой вабе, то волчица, она вабит больше на так, более тонко и на У, волк он вабит более толсто и на О. Сейчас я вам попробую продемонстрировать, как это звучит. Сначала волчица. Сейчас как волк. Спасибо за внимание. Спасибо большое. У меня мурашки бегают по спине. Tähendab, lugupeetud seltskond, me anname Valgevene sõpradele veel hiljem sõna. Aga praegu on laud kaetud ja et toite ära ei jahtuks, siis paluti mul teile soovida kõigile head isu. Kuna praegu on vaba mikrofon ja meil on külas Valgevene jahimeeste delegatsioon, ma annaksin sõna Juri Ivanovitš Šumskile, kes siis annab tervitus edasi kogu oma organisatsiooni poolt. Добрый день, уважаемые коллеги. Разрешите вас поздравить с Рождеством и с Новым годом наступившим от имени Белорусского общества охотников и рыболовов и от всех охотников Белоруссии. Мы уже тесно общаемся с эстонским обществом охотников и у друг друга учимся. У вас есть положительное, много положительного в законодательстве. У вас есть закон об охоте. В Беларуси пока еще нету его. У вас больше численность лося. У вас есть много чему поучиться. Мы, как и вы, находимся на пути, наверное, становления. Нет пределов совершенствования. И ваша, наверное, система ведения охотничьего хозяйства не все так гладко. И у нас тоже. И мы друг друга учимся. Я хочу в этот день поблагодарить и вас всех, и Андреса, и Тыниса, и президента Эстонского общества охотников и рыболовов, который сейчас отсутствует и болеет. И хотим, наверное, все мы с вами пожелать ему крепкого здоровья, чтобы он выздоровел и работал тоже на благо эстонского общества. И от нас, от Белорусского общества охотников и рыболовов, ему передать ценный подарок. Tõnis, kus sa oled? Ole ja tule siia. И попросим Тыниса, чтобы он ему вручил. Всем хочется пожелать здоровья, удачи, побольше свободного времени бывать на природе и общаться с любимыми людьми и с друзьями и товарищами. И всем ни пуха, ни пера. Спасибо. Спасибо, Юрий Иванович.